Tere! Mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Ma otsisin välja siia hiliskevadesse, varasuvesse mõned raamatud, mis mina olen viimasel ajal lugenud, mis on viimasel ajal välja tulnud ja mis on midagi pakkunud. Esimesena Urmas Vadi Ballettmeister. See raamat tegelikult ilmus kunagi Loomingu raamatukogus ja sai sealt kiiresti otsa. Ja nüüd on see siis olemas ka sellise ilusa kõvakaanelise romaanina. Ja Kuu teine pool oli raamat, mis väga paljudel inimestel läks väga korda. Ja siis ma kohe ütlen, et see on hoopis teistsugune raamat. Ballettmeister siis on tohutult humoorikas, naljakas, isegi totter lugu sellest, kuidas president Päts on vangistatud 1940-ndatel ja siis langeb koomiliste juhuste jadana ühele tavalisele mehele selline taak, et ta peab minema president Pätsi siis vabastama. Ja selleks, et seda teha, siis ta peab kehastuma rahvatantsijaks, kes siis on ringreisil justkui läbi siis meie lähedal olevate riikide. Ja see on lihtsalt nii naljakas lugu, kuidas siis 4 täiesti suvalist meest teesklevad, et nad on tantsijad ja mõtlevad hoo pealt tantse välja ja kuidas nad peavad esinema ootamatutes kohtades ja no väga lõbus lugemine. Mul on tõesti nii hea meel, et see on uuesti ilmunud. See oli minu jaoks üks ootamatu sähvatus, kui ma seda lugesin. Tõeline lust ja nauding. Lasteraamatute poole pealt ma valisin seekord üldse mitte uue raamatu, kuigi see on nüüd uuesti ilmunud, aga see on Ellen Niidu Pilleriini lood ja illustratsioonid on teinud Viive Tolli. Ja põhjus, miks ma selle valisin, see algselt ilmus aastal 1963. Põhjus, miks ma selle valisin, on see, et ta on kõige paremas mõttes igav raamat lastele. Et tänapäeva lasteraamatud on ka tihtipeale üles ehitatud nii kõrge dopamiini peale, et on hästi palju eredaid, värvilisi, kirevaid, detailirohkeid pilte ja on tekst, kus kogu aeg midagi juhtub. Ja mina, kui ma loen õhtuti lapsele raamatut ette, siis ta ikka iga natukese aja tagant ronib jälle voodist püsti ja tahab mingit pilti lähemalt vaadata ja küsib, et aga mis seal saab ja kus see saab ja siis kui ma tahan raamatu käest ära panna, siis et loeme natuke veel. Ja siis Pilleriin on siis tavaline 5-aastane tüdruk, elab oma väikest vaikset elu ja tõesti, et ta on piisavalt huvitav, et laps tahab seda kuulata, aga ta on piisavalt igav, et laps jääb seda kuulates magama. Järgmiseks Eija Uus, Eluisu ja see raamat on siis 7 aasta jagu kirjutisi sõprusest, armastusest, argipäevast, paljudest ilusatest asjadest nagu esimest korda emaks saamine, aga samal ajal ka rasketest aegadest, mis sellesse 7 aastasse jäid, näiteks pandeemia, Ukrainas sõja algus ja selle raamatuga võib-olla ise natukene aega kogusin julgust, et seda välja anda, kuigi see juba ammu valmis, sest ma ei tea ühtegi teist samasugust raamatut ja ma kuidagi mõtlesin, et mis raamat see selline on, et kuhu ta sobitub, aga nüüdseks on juba selle ilmumisest natukene möödas ja lugejate tagasisidest ma olen ikkagi saanud kinnitust, et see on raamat, mida oli väga vaja ja mis pakub väga palju rõõmu ja paljudele ka helgeid pisaraid. Ja kui ma ise olen tavaliselt väga kriitiline enda tekstide suhtes, siis seda üle lugedes mul oli ka tunne, et see annab midagi, kui mul endale, sest need tekstid on must nüüd piisavalt kaugel, et neid lugeda võõra pilguga.
ja Liis Karu on sellel teinud imeilusa kujunduse. Siin on väikesed mõttepausid fotode näol ja siukene kiire lugemine küllaltki ja ilus kingitus ka. Eelmisest aastast alates antakse meil välja Eesti naiskirjanduse auhinda ja kõik need 10 raamatut, mis seal nomineeritud on, me oleme kõikidest neist rääkinud, mõnest väga tihti rääkinud, näiteks Kairi Loogi Tantsitolm põrandast või Eeva Kohvi õhus kõndija. Aga täna ma siis valisin siia veel 2 raamatut, millest me ei ole seal varemalt veel rääkinud. Üks on Murka 2 hunti ja pean ütlema, et mulle väga meeldib see luulekogu. Siin on väga palju tekste, mis mind väga kõnetavad ja loen siit ühe lühikese. Selle nimi on Jumal tänatud. Puud toodud, taara viidud, viivised makstud, prügi sorteeritud, sõnad seatud, avaldus esitatud, armastus avaldatud, tuba köetud, laud kaetud, soovid sõnastatud, Jumal tänatud. Ning teine on Berit Petolai Hele, tuisklev ja nimetu. See luulekogu on küllaltki eriline selles mõttes, et väga palju tänapäevasest luulest ja luulekogudest. Nendes on hästi palju raskust või ühiskonna kriitilisust ja see raamat, Berit Petolai elab maal koos oma 3 tütre ja mehega ja see räägibki sellisest lihtsalt ilusast, rahulikust maaelust, kus on väga palju taimi, kus on väga palju lilli, kus võib-olla ei toimu midagi niivõrd palju, et tihtipeale linnaluules kogu aeg keegi kohtab kedagi ja asjad ümberringi juhtuvad. Ja võib-olla alguses, kui ma hakkasin seda lugema, siis mul oli raske siia temposse sisse minna. Et ta on rahulik, ta on aegle, ta on mõtlik, ta kuidagi toob tagasi sellise lihtsa olemise juurde. Ja võtan ühest luuletusest, mille nimi on Küünitan iseenda poole. See on väga ilus pikk luuletus, aga see siis räägib sellisest raskest kohast tulemisest. Kui palju peab inimene elus kartma, värisema sisimas selle ees, mis võib tulla. Neil aegadel toimid masinlikult, rõõmuta, toidad iseenda mõtetega hirmu looma, seda väänkaelset elukat. Aga hundinuiade tüüne rahuga lendlevad ebemed toovad mu hetkeks tagasi. Kunagisse olemisse. Püüan ikka laulda rõõmust, nendest heledatest aegadest ja hetkedest, mida nii väga hoian ja kalliks pean. Ikka visa usuga sisendan, mida hüüad, seda ka meelitad. Laula heledult ja heledus kuulab. Kikitab kõrvu, tuleb ligi ning püsib paigal, nagu valge sõbralik koer köögis pliidi ees. Kuid nende kuldselt kumisevate rahulike lendude vahele on pikitud külmad ja sumbunud passimised põhjamudas, rabelemised ja rähklemised ja hirmukangestunud seisakud. Elu oskab julma nalja, lennutada inimest ühest äärmusest teise. Soe soovitus. Järgmiseks võtsin ühe ingliskeelse raamatu, Patti Smithi Bread of Angels. Ja Patti Smithi eelmised raamatud on eesti keeles juba ilmunud, näiteks Kõigest lapsed ja M-rong. Ja see raamat on siis kõige rohkem selline Patti Smithi elumemoaar, tema kujunemise lugu, kust ta on pärit, kuidas ta sai rockstaariks ja räägib siin ka niimoodi väga-väga tagasihoidlikult, kuidas, ma ei tea, oli kusagil tuli John Lennon ja Yoko Ono sinna ja selline ülihuvitav pilt New Yorgist mingil ajastul ja tema elust ja tema katsumustest ja abiellumisest ja siin on vahel on ka mõned väikesed
pildikesed tema elust nendel perioodidel. Tõeline maiuspala. Patti Smith tõesti kirjutab nii ilusasti. Selline raamat, et ma lugesin selle lõpuni ja siis teadsin, et ma kindlasti loen seda veel. Järgmiseks Tara Menon Vee all ja pean tunnistama, et mina alguses mõtlesin, et ma ei loe seda raamatut, kui ma seda nägin, et kuidagi vaatasin, et selline mingi kusagil kuurortis aset leidev mõrva lugu, et ma ei tea, keegi ilmselt upub ära või juba kaugelt tundus, et see ei ole minu raamat. Aga siis tagakaanele keskendudes sain aru, et see räägib 2004. aasta lõpus aset leidnud tsunamist India ookeanis. Ja see oli sündmus, mis mind väga puudutas ja mis minus väga palju tundeid tekitas. Ja see raamat on tõlgitud juba 34 keelde, mis on ka väga hea vihje sellest, et see on oluline raamat ja see on hea raamat. Ja kuigi ta näeb paks välja, siis ta on üsna kiire lugemine. Vaatasin, et Amazonis see audioraamat, mida siis loetakse aeglaselt, et see audioraamat on kõigest 5 tundi pikk. Aga see räägib siis 2 tüdruku sõprusest ja kohe alguses öeldakse ära, et seal hiidlaines siis üks nendest tüdrukutest hukkub. Ja autor ka siin alguses ütleb, et meie ühiskonnas ei ole mingit väga sobilikku viisi toime tulla sõbra leinaga. Aga mis teeb selle raamatu nii vägevaks, on see, et see algab nagu selline vaikus enne tormi. Et sa tead, et see katastroof on tulemas ja siis sa tead, et see laine nagu kogub ennast ja siis need esimesed märgid looduses, et midagi on valesti või midagi on teistmoodi, et koerad klähvivad lõputult ja linnud on ära kadunud ja siis samal ajal see räägib 2012. aasta orkaan Sandist New Yorgis ja siis need 2 lugu käivad paralleelselt, et see tsunami on selline, mille jaoks mitte keegi ei olnud ette valmistunud, mis oli nii laastav ja siis samas orkaan Sandy inimesed teadsid, et see tuleb, inimesed varusid endale kriisitagavarasid ja et 2 erinevat kliimat, 2 hästi erinevat looduskogemust ja tõesti suurepärane roman. Järgmiseks Roxy Nafusi raamat Enesekindlus 8 sammu enda väärtustamiseni. Ma ütleks jälle paar sõna kaanekujunduse kohta, et Roxy Nafusi on teinud väga põhimõttekindla otsuse, millised raamatud välja näevad ja see raamat näeb välja nagu ta eelmised raamatud, üks oli oranž, üks oli tumesinine, aga see must kuidagi minu meelest ei tööta hästi, ta tundub, et ta räägib millestki hoopis muust ja võib-olla inimene, kes seda vajaks, ei leia seda isegi üles. Ja mul oli see juba tükk aega olemas ja ma ei hakanud seda kohe lugema, sest kuidagi mõtlesin, et millest see ikka on või mis nõu see ikka annab. Aga kui ma ta lõpuks ette võtsin, siis on väga põhjalik raamat ja ta ei ole sellest nagu, kui ma olin noorem, siis naiste ajakirjad õpetasid mingisuguseid trikke, kuidas paista enesekindlam. Aga see raamat on siis tõesti selline kognitiivkäitumusliku teraapia põhinev sellest, kuidas päriselt muuta iseenda suhtumist iseendasse, maailma, kuidas julgeda mingeid asju teha, kuidas näiteks need lubadused, mis me endale anname, need on asjad, mis määravad selle, kas me usume endasse ja miks on nii tähtis häid harjumusi pidada. Ja see on tõesti väga-väga laiahaardeline, siin on kohti, kuhu sa pead ise täitma, ise mõtlema. Ta on väga hästi liigendatud ja väga palju erinevaid soovitusi ja tõesti mõtteharjutusi.
Järgmiseks Samantha Soto-Jambao, Veekuu. Ma ei ole vist väga kaua ühtegi sellist raamatut lugenud. Võib-olla üldse kunagi ei ole sellist raamatut lugenud. Ühel Tokyo kõrvaltänaval asub pandimaja, kuid igaüks seda ei leia. Ja see räägib siis sellisest pandimajast, kuhu inimesed viivad oma kahetsused. Ja tõesti selle üles leiavad ainult need, kellel on vaja millestki raskest tundest loobuda. Ja autor ise ei ole jaapanlane, nii et ta ei ole ka kirjutatud sellises viimaste aastate trendikate Jaapani nunnuraamatute stiilis, aga ta on selline väga muinasjutuline, et see inimene siis, kes sealt pandimaja uksest sisse astub, peab siis aitama sellel verinoorel naisel, kes on just saanud pandimaja omanikuks, minna üles otsima tema isa. Ja siis nagu kaane pealt näha, et nad siin sõidavad selles paberlaevukeses, et hästi palju sükest muinasjutulisust ja võib-olla ka hästi tore asi selle raamatu juures on, et see meespeategelane on teadlane ja siis ta terve aja proovib siukse enda hästi ratsionaalse teadvusega kõiki asju selgitada, et see praegu see asi, mis toimub, et see ei tohiks toimuda ja ta on hästi teistsugune raamat kui miski muu, et ta on siukene nunnukas ja seikluslik ja siuke kultuuriamp see annab ja et võib-olla isegi üsna noorele lugejale, et siukene ma ei tea, 16 pluss võib-olla, et soovitan võib-olla siis inimestele, kes tahavad lugeda midagi hoopis teistsugust, kui varem olete lugenud. Siis jälle üks raamat, mida ma arvasin, et ma ei loe. Itaalia suvi, Rebecca Searle. Aga kuidagi huvitav kirjeldus ja võtsin selle ette mingi eriti sopane, eriti masendav nädal oli, hästi külm oli ikka veel ja siis mõtlesin, et see kaanekujundus on täpselt see, mida mul oleks vaja, et väike suplus Amalfi rannikul. Ja arvasin ka, et see on siukene tavaline naistekas, aga peategelane siis läheb pärast ema surma sellele puhkusele Itaalias, kuhu ta pidi minema koos emaga. Ja siis seal ta kohtub enda noore emaga. Et ei ole ka siukene tüüpiline, et keegi läheb kuhugi armukellessegi, vaid ta kohtub oma noore emaga ja saab siis tundma oma ema enne kui ta ema oli ta ema. Ja mul tuli sellega meelde see üks vist Nikita Killi luuletus on, et ma sooviksin kohtuda enda emaga enne kui kõik see, mis temaga elus juhtus, ta murdis. Et mõtlesin ka, et kas see autor on seda luuletust lugenud. Ja et ongi siukene väike nagu ajaränd ja ta peab tundma oma ema noore naisena, keda ta siis ju enda emana polnud kunagi tundnud. Ja võib-olla mõistab hukka oma ema valikuid ja selline ootamatu lahendus sellele teemale, et kes on meie ema ja mida me talt eeldame. Siis järgmiseks Ära kunagi unusta, Poiss, mutt, rebane, hobune ja torm, Charlie Maxey. See on siis teine raamat sellelt autorilt. Need on globaalselt väga armastatud ja minu meelest oli nii, et autor hakkas COVID-i ajal joonistama, maalima selliseid pildikesi ja siis hakkas nende juurde internetis kirjutama mingisuguseid toetavaid sõnumeid. Ja see ongi mõnes mõttes nagu lasteraamat, see on läbinesti illustreeritud, ilus lugu sellest, kuidas poiss, mutt, rebane ja hobune asuvad teele. Ja mutt on siin selline koomiline tegelane, kes kogu aeg küsib, et kas kooki juba saab.
ja et siis igal tegelasel on oma mingisugune isiksus ja asi, mis ta toob siia loosse. Aga see raamat on siis toetuseks inimesele, kes praegu läheb mingisugusest raskest asjast läbi ja vajaks sellist julgustavat nooti. Ja võib-olla ongi, et lihtsalt see piltide ilu ja need sõnumid on ka sellised küllalt levinud sõnumid, toetavad kui sellised peaaegu isegi mantrad. Järgmiseks Emily Henry Ilmatu, võimas ja imekaunis elu. Mina sain aastaid tagasi kingiks ühe Emily Henry raamatu ja siis ma mõtlesin, et sellist raamatut mina ju küll ei loe, et kes see kingib mulle sellist raamatu. Ja siis mingisugusel kiirel perioodil, kui ma olin nii kurnatud, nii väsinud, ma ei jaksanud mitte midagi tõsist teha, ma ei jaksanud ühtegi rasket raamatut lugeda, siis võtsin riiulist Emily Henry ühe varasema raamatu. See oli äkki pealkirjaga Raamatusõbrad ja lugesin tolle läbi, siis lugesin järgmise ja nüüd siis Emily Henry kõige uuem raamat Ilmatu, võimas ja imekaunis elu. Emily Henry on hetkel selline naistekate kroonimata kuninganna. Ta on ainult 34-aastane ja ta on juba 10 aastat olnud kirjanik ja avaldanud raamatuid, mis globaalses mõttes tundub muljetavaldav. Ja tema raamatud on alati hästi tihedalt seotud raamatutega. Et siin on üks raamat Raamatusõbrad, kus 2 inimest kirjutavad kumbki enda raamatut ja vahetavad žanreid oma vahel. Siis see oli rannaraamat. No igal juhul. Ja tema raamatust Meie suvereisid oli hiljuti ka Netflixis väga populaarne film People We Meet on Vacation. Aga mis mind üllatas, et kui ma ei ole selle žanri lugeja muidu, et see väga palju süveneb psühholoogiasse, et miks keegi käitub niimoodi, miks inimesed ei ütle üksteisele, et see meeldib mulle või et miks ta ei palu vabandust või et see tundub mulle hästi tore asi tänasel päeval, et siis kui mina naiseks sirgusin, siis peamiselt olid levinud sellised romaanid, kus keegi vihastab, ta läheb uksest välja ja siis teine tegelane ei näe teda kunagi ja siis nad lihtsalt mingi 60 aastat mõtlevad teineteisest ja kõik surevad üksikuna. Või et see, et alati oli see, et kui oli mingisugune krahh, siis see oli lõplik, aga et siin inimesed tegelevad eneseanalüüsiga ja arutavad omavahel ja hästi värskendav. Ja selles raamatus siis on üks kuulus filmistar, kes kadus avalikkuse, või mitte filmistar, aga selline meediastar, selline umbes Marilyn Monroe ajastu või natukene hilisema ajastu kuulsus, kes kaob jäljetult, keegi ei tea, mis tast on saanud ja siis ühel hetkel ta kutsub 2 autorit kirjutama enda elulugu ja siis tulevad üks noor naine ja noor mees ja kes siis hakkavad omavahel võistlema selle nimel, et saada see töö ja see on täpselt selline, et kui ei taha midagi rasket, tahad midagi positiivset, tahad midagi rõõmsat, siis see on niisugune mõnus, kerge ja huvitav teekond, mida ette võtta. Ja siis viimaseks on midagi hoopis teistsugust. Pika sõja lühike ajalugu. Mariam Naiem ja illustratsioonid Julia Vuss ja Ivan Kõpida. Ja see on väga võimas raamat siis Ukrainast, et sellest, mis seal täna toimub, miks see on ajalooliselt toimunud ja ta on hästi kihvt selles mõttes, et ta ei räägi kuidagi kronoloogilises järjekorras, et aastal 1200 oli nii ja siis aastal 1300 oli nii, vaid ta peab hästi läbisegi, et ta algab siit kohe sellise
praeguse öise rünnakuga, kui pommid on suurlinnas ümberringi ja tuleb varjuda ja siis niimoodi hüppab ajaloosündmuste vahel. Ja tegu on siis graafilise raamatuga, mis on lihtsalt vaimustavalt illustreeritud, et vahepeal ma lihtsalt vaatan neid pilte ja mõtlen, et keegi on suutnud kõik selliseid asju kujutada. Ja tahes-tahtmata need pildid on nii kvaliteetsed, et ma mõtlesin, et kas keegi on tõesti jaksanud, no ma ei tea, mingi 100 pilte joonistada, nii erinevaid. Ja siis siin lõpus ongi eraldi veel suurelt lause. See raamat selle raamatu loomisel ei kasutatud generatiivset tehisintellekti. Ja mis mulle veel meeldib, et siin on viited, et kuigi nagu tundub, et on koomiks, siis ikkagi on kõik viited ajalooallikatele, et ei ole see, et lihtsalt siin käime välja mingi mõtte ja ütleme, et see on fakt. Ja et on küll raske lugemine, aga ma väga soovitan, et valgustab mingid teemad, mida me võib-olla väga hästi ei tea. See oli siis mu väikene tänane valik. Lugemissoovitusi väga seinast seina, väga erinevad ja ma väga loodan, et sa leidsid siit midagi enda lugemislauale. Jääme lugemiseni!